Ja jätkame samal teemal Luminori peaökonomisti Lenno Uuskülaga. Tere! Tervist! No kas siis on nii, et börs on tegelikult juba Trumpi uudisega enam-vähem nagu hakkama saanud ja näitab rahunemise märke? No selles mõttes, et need börsid on väga emotsionaalsed ja keegi veel täpselt ei tea, millist mõju see Trumpi otsus üldse omama hakkab, sellepärast et kaubanduse seosed on päris keerulised. Kui me mõtleme Nike'i jalanõude peale, siis need tulevad Vietnamist. Hoopis Nike'i kaupadele tegelikult ju kehtestatakse tariifid. Milline ettevõtte pihta saab, seda täpselt ei teata. Sellepärast ongi praegu rohkem olnud selline paanika ja nüüd vaikselt analüüsitakse, et kes siis tegelikult mõjutatud on. Või on siin jällegi indeksites õhku lootuses, et Trump tegelikult jälle ainult natukene bluffib, võib-olla siin, ma ei tea, paar päeva hoiab ja siis ütleb, et aga nüüd tühistab? No need stsenaariumid on mõlemas suunas, et meil võib olla siin järgmised sammud Trumpi poolt, kui ta näeb, et Euroopa Liit vastab, päriselt vastab, siis ta kindlasti sellega rahul ei ole, sest ta loodab tollidega vähendada seda kaubandusdefitsiiti, mida ta näeb halva asjana, aga kas ta on või ei ole, see on nagu omaette küsimus. Et kui seda Euroopa Liit vastustab, siis Ameerika jälle teeb mõne sammu ja võib see ikka lumepallina veerema hakata. Teistpidi, no kui kaugele ta veereb, ühel hetkel see hakkab tugevalt Ameerika majandust pärssima, kui töökohad kaovad, turud kukuvad, Ameerika ettevõtete investeerimisvõimalused kaovad ära sellepärast, et raha on raske saada. No sellel hetkel ka kindlasti küsitakse Trumpi käest, et oled sa päris kindel, et see aitab meid. No aga nende samade Ameerika aktsiaturgudega on seotud ka Eesti pensionifondid ja viimastel päevadel on näha langust. Siin peaaegu räägitakse kuni 10%, eks, et kas see on selline väikene muutus, lihtsalt kõikumine pikemas perspektiivis või me hakkamegi tõsiselt muremõtetega vaatama oma pensione, et need tegelikult see väärtus kukub? No, aktsiaturu hind on parasjagu see õige, millelt on keegi valmis müüma, keegi ostma, nii et järelikult praegu hinnatakse seda piisavalt heaks vastavalt uudistele. Kui Trump võimule sai, siis aktsiaturud läksid üles, sellepärast et lubas abi suurettevõtetele, lubas abi pruunidele ettevõtetele, maksusoodustusi rikastele inimestele, kes oma rahaga lähevad aktsiaturgudele. Nii et selles mõttes on võib-olla nagu tegemist korrektsiooniga, et kus ta siin vahepeal üles käis. Ameerika aktsiaturgude hinnastamine on pikaajalisi küsimusi tekitav ja on pikad diskussioonid, eks on liiga kõrge või see hind või ei ole, aga siiamaani inimesed tahavad Ameerikas raha hoida ja ka sellises ebakindlas olukorras tegelikult. Trump ju soovib ebakindlat olukorda mujal maailmas, mitte Ameerika Ühendriikides, nii et seal ka ega raha ei taha Ameerikast kohe lahkuda ju. Seega, kas peaks muretsema pensionifondi pärast või mitte? No selles mõttes, et igapäevaselt, kui räägime pensionifondidest, siis ei ole mõtet käia ja kogu aeg torkida. Et nende otsuste pealt, et nüüd kukkus ja nüüd ma pean müüma ja nüüd tõusis, ma pean juurde ostma, enamasti saab palju halvema tulemuse kui siis, kui lihtsalt ostad ja hoiad. Need on väga pikaajalised investeeringud, väga pikaajalise vaatega, nii et sellistele igapäevaste uudistele. Kui teil ei ole siseinfot selle kohta, mida Trump mõtleb, siis ei tasu reageerima hakata. Väikeinvestori koha pealt, et kas on mõtet siis praegu hoopis just nimelt aktsiaid osta, kuna just kui kõik ju langeb? No see oleneb sellest siseinfost, et ei tasu nagu ei tasu mõelda, et ma olen targem kui turud tervikuna. Et turud käivadki üles ja alla ja neid põhja on raske tabada, neid tippe on raske tabada, see käib investeerimise juurde. Aga loomulikult sellised ajad, kus on palju infot, on põnev vaadata ja võib-olla targad suudavad teha mõne soodsa ostu. Eesti majandusest ka, kas on lootust optimismiks, et Erkki Keldo siin majandusminister räägib, et juba on positiivseid näiteid, samas on kuidagi poes käies on tunda, et tegelikult hinnad on tõusnud ja ei ole nii positiivne tunne, et kuidas teie kui spetsialist vaatate? Ja see Luminori prognoosi kevadele isegi muutnud ja praegu ei tunne ka, et oleks vaja muuta. See kasvu väljavaade selleks aastaks ei ole suurepärane. Räägime protsendi suurusest kasvust. Hinnakasv 5% kanti, palgatõus 6%, võtad seal tulumaksu maha, hinnatõusu ega palju kätte ei jää. Et selles mõttes sellist rikkuse kasvu sellest aastast väga palju oodata ei ole. Tööd tuleb tõenäoliselt juurde, meie lähiturud on ikkagi veidi paranemas. Saksamaa suured meetmed on ikka väga olulised. Kui Saksamaa hakkab kulutama, siis läheb meil ka paremini ja see on hea uudis. Et ega see Trumpi mõju tulebki vaadata selles kontekstis, kuidas Euroopa reageerib sellele. Et kui lihtsalt vaadata, et on tollimaks, siis tõesti see ei ole hea uudis.
kui sinna järgneb Saksamaa, kes ütleb, et me ei lase ennast sellel mõjutada, siis võib sellest hoopis positiivne uudis välja kasvada. No ma saan aru, et Euroopa veel mõtleb ja vaatab, mis siis peale hakata, aga neid uudiseid peame siis juba analüüsima siis, kui need nii-öelda väljas on. Aitäh nende selgituste eest, Lenno Uusküla, ja jätkame.